näitan sulle sükest vinget vidinat Martiniga ehk siis selle sõbraga, kes Pilliga saan koos tellisime. Tema tellis omale ka, mina tellisin endale ka. Tegemist on siis sükse retro mängukonsooliga, millel on üllatavalt hea ekraan, nagu reaalselt ülihea kvaliteediga ekraan. Ja selles seadmes peaks kokku olema vist circa mingi 20 000 mängu või. No siin need ikka on kõvasti. All Games on, sorry, minu viga, ma siin vahepeal mähksin. 21 022 mängu on selles väikses jubinas. Kaamera teeb mingit nälja. Jätkuvalt vana telefon on ju. Aga suht üllatanud olen sellest pisikeses junnis. See maksis Hiinast tellides $50. Kohale jõudis ta üsna hilja, sest mul oli siin järgmine pakisaaga. Sorry, mul keel nii sõilmes praegu. Aga võtsin 128 GB mudeli. Neid on ka 64 ja minu arust väiksemaid polegi. Et 128 on kõige parem, seal on kõige rohkem mänge ja tegelikult sa vist saad seda ise kuidagi moodidega ja siia veel mingit mängi juurde panna. Ja siin all on 2 triggerit, siin on Type-C pesa, siis on kõrvaklapi pesa, kõlarid, särgid, värgid. Täna telefon millegipärast üldse ei fokusseeri. Siis siin kleepsu all on micro SD-kaardi pesa, siin vist on üks pesa veel, jälle ei fokusseeri, no kuradi jama ikkana. Ja siis siin tagapool on siuksed triggerid. Ma ei ole veel kõike mänge jõudnud siin proovida, sest neil on liiga palju. Ma eile paari mängu proovisin. Ütleme nii, et kindlasti on seal häid mänge ka. Mingid mängud, mida ma proovisin, nägid suhteliselt kehvad välja, väga ei meeldinud mulle. Aga siiski sellegi poolest tuleb arvestada, et siin ei olegi mingeid ala GTA 5 asju, et siin on ikkagi vanakoolikad. Et jah, suht siuke pullvidin. Aku kestab ka suht normaalselt. Ja saad traktorit kaasas kanda. Ma ei tea, teed siin tööd ja ühest põlluotsast teise kärutad näiteks, nii nagu mina siin. Siis paned autotraki peale, kui vaja on ja võtad selle jubine kätte ja saad mingit mängu mängida. Vot, siuke mitte kinni makstud reklaam, et ma tellisin selle ise ja lihtsalt mõtlesin, kui ma näitan teile ka. Et seda värvivalikut oli ka, mina võtsin valge, aga seda on veel musta korpusega ja siis oli minu arust isegi läbipaistva korpusega. Ja võib-olla oli mingeid veel, aga ma täpselt ei teagi, et mina võtsin selle endale. Ostsin endale eile sellise coolerbagi ka, kuna mul ei olnud. Siis Taavi tegelikult tõstis endale kõige esimesena sellise. Siis ostsid teised järgi ja mina olen siis viimane, kellel oli ka coolerbagi vaja ja ostsin selle sama. Mingi Titani oma, päris siuke korralik, ruumi palju, lihtne avada, siin peal on veel siuke reist. Ma viskan siia külma elemendi põhja ja siis panen joogid peale. Siinpool on mul üks mängukonsool, mida ma näitasin enne. Siinpool on mul akupank ja siis ahtlatesse saab ka veel asja panna. Et $45, aga ma arvan, et see on seda raha väärt küll. Ja noh, ägedad telatsikatted on ju. Nagu aussikatele kombeks. Kuradi Pennywise the Dancing Clown. Aga väikse tiksume. Tegelikult täna ei ole mitte sittegi jõudnud külvata. Et kell on meil hetkel 3.24 ja tehtud on kohe 19 hektarit ainult. Et noh, ütleme, kell on 3:30, no ma mingi 7 teen jälle, no vaatame, mingeid hektareid saab kindlasti juurde. Et nüüd paari päevaga peaks need 2 põldu valmis saama, siis oleks hästi. Vahepeal millegi teisega ka sõita. Et kuna eile Harvestil juhtus väike fuck up nii-öelda, ja keegi unustas Motherpini tagumise uksela, siis pidi olema seal terve hunnik kanoolat maas. Et võtsime siis selle frontloaderi, läheme vahetame eest selle koppa ära, paneme mingi teise asja siin ette ja siis läheme seda jama ära koristama seal. Siin on räiget lärmakas, aga põhimõtteliselt täna siis tegeleme Grainiga, Grain Harvestiga. Okei, tegelikult ei ole veel Grain, meil on Canola Harvest. Meie veel ei ole saanud kuskile Chaser pinni peale või heederi peale. Et tegelesime kuni täna hommikuni veel siis Cottoni irrigationiga.
nüüd siis, nii nagu enne näitasin, sõidan selle frontloaderiga. Et käisime paranduski ühe fuck-up üle, mis seal eile oli, et keegi unustas sellel motherpinnil tagumise ukse lahti. Ja sealt siis suht palju seda kanoolat ikkagi jooksis otse maha. Et käisime, fiksisime selle asja ära. Nüüd tulime tagasi main shed'i juurde, vahetasime eest selle koppa ära. Nüüd ma täpselt ei saanudki aru, mis, aga ühesõnaga me võtame midagi siis peale siia kopale. Et siis sõidame uuesti sinna harvesti juurde tagasi, et lähme viime sinna midagi. Et selles suhtes nagu äge, et saab erinevaid masinaid jälle katsetada, saab erinevaid töid teha. Aga siin selles kuradi laudelis on rämedalt palavik ka. No tšau, pole tikka aega jälle kaamerat saanud kätte võtta, aga mõtlesin, et kuna nüüd mul on mingi siuke 70 kilti sõita veel tagasi farmi, et siis vahepeal võtame asjad kokku, räägime, mis siin toimunud on. Et ma arvan, et ma panen selle klipi eelnevaks, aga ühesõnaga ma ostsin endale vahepeal auto. Ja kuna meil hetkel tööga on siuke, ütleme avast sitt sees, viimased päevad, väga palju midagi teha pole, ilm kehva ja üleüldse see arvesti teema on suht segane, siis ma kasutasin seda aega, et käia siis linnas ja ajada korda enda juhilubade teema. Et kuna mul ei olnud Austraalia juhilubasid ja kuni siiamaani sõitsin Eesti juhilubadega ringi, siis ma mõtlesin, et oleks aeg võib-olla see lükke teha ja siis load ümber vahetada. Esialgu käisin Warrenis, proovisin seal, järjekord oli pikk, lõpuks tuli välja, et seal ei saa. Ma ei saanud sellest täpsest põhjusest aru. Ja kuna nüüd meil hetkel on oktoobrikuu lõpp, ütleme siis nii, siis mul oligi viimane nädal aega juhiload ümber vahetada enne, kui ma pean hakkama tegema mingisugust kuradi teste siin. Ja õnneks ma ikkagi sain sest tehtud, et käisin teises linnas, käisin Kuunämblis. Seal oli väga lihtne see asi, et läksin lihtsalt sinna teenindusbüroosse sisse. Ütlesin tädile, et tahan ümber vahetada oma loa, ta andis mulle mingi blanketi, täitsin selle ära. Küsis mingi 2-3 lisaküsimust, tegi pildi, ei tea, rohkem polnudki midagi, andis mulle paberkujul hetkel siis ajutise juhiloa kätte. Ütles, et võin sõita sellega igal pool nüüd. Ja siis 15 tööpäeva jooksul peaks tulema siis päris dokument mulle postkasti. Ja teine asi, mille pärast ma linna läksin, on see, et ma üritaks enda auto siis nende pisiprobleemidega tegeleda. Et ma neist väga palju rääkinud pole. Üks asi oli siis see, et tagasillas oli paar buksi, mis kolisesid. Et siiamaani kolisevad, ma ei ole sellega jõudnud üldse tegeleda. Nad otseselt mind hetkel väga hullult ei häiri, aga ma tahan selle asja ikkagi korda teha. Teine viga, see on Austraalias üsna suur viga, et kliima on tühi. Kliimapump on vahetatud, tundub, rihm on korras, kõik toimib, kõik lülitub, aga lihtsalt kliima on tühjaks saanud. Ja käisin Warrenis täna läbi 3 töökoda, 2 neist ei saanud teha, sest et neil ei olnud aparaate selleks. 3. öeldi, et saab homme hommikul, küsisid selle töö eest $250. Aga ma sinna hetkel aega ei planeerinud, sellepärast, et tagasiside selle garaaži kohta on suht sitt olnud, kõik räägivad, et seal on kogu aeg mingid probleemid. Ja no see töökoda ise nägi välja ka suht siuke räpane ja vastik ja kilakala täis ja need, ma ei tea, tegelased tundest ka siuksed pigem Kiit ja Teet OÜ on ju. Et siis käisime veel, vahepeal tulid Merline ja Karel ka linna, sest nendel oli ka täna siis siuke poolik vabapäev nii-öelda on ju. Et siis käisime koos Kareli ja Merlinega Warreni Toyota esinduses, kuna mul on ikkagi ka Toyota, siis mõtlesin, et miks mitte, et küsida ju võib. Ja kusjuures Toyota esindus pakkus mulle sama hinda $250 ja nad täidavad selle kliima ära. Ja ma mõtlesin, kui mul on valida, kas mingi räpane suvaline garaaž, mille tagasiside on suht pask, või siis Toyota enda esindus, siis ma pigem viin selle auto Toyotasse. Et küsivad sama raha. Ja ma arvan, et teevad seda asja kvaliteetsemalt ja paremini. Et loomulikult nad pakkusid mulle küll aega nüüd alles neljapäeva hommikuks ja ma ei ole kindel, kas ma saan seda autot neljapäeva hommikul sinna viia või ei saa. Et eks ma pean nende ülemusega läbi rääkima, aga äkki mul õnnestub ja saan selle asja ka korda, sest ma uurisin siin Kuunämblis ka nüüd, et äkki on mõni garaaž, kus saab, aga kõik ütlesid ka, et
praegu on nii täis puugitud need ajad ja tegemist on nii palju, et kui tahan, et siis ala mingi nädala sees kunagi leiavad, järgmine nädal siis aja. Aga kuna ma ei käi kuunakal tegelikult üldse, lihtsalt täna ainult lubada pärast tulin, siis ma ei hakka siia tagasi ka sõitma, see mingi 130 kilti, et seda asja teha. Nii et katsume Warrenis siis korda selle asja ajada ja mis ma vahepeal veel teinud on see, et tellisin sellele autole LED-paari Kingsist korraliku 2-realise. Kingsi tooteid suht kiidetakse, loodan, et tuleb siis hea. Ja võtsin siia ka esituledesse ja autotuledesse normaalsed LED-id. Need muidugi tellisin Hiinast esialgu, sest et miks mitte, on ju. Ja tellisin ka sellele autole siis korraliku suure ekraaniga Android Maci, mis on siis mudelipõhine. Et peaks olema plug and play, tuleb koos raami ja kõigega koos, Wireless Apple CarPlay, kõik asjad olemas. Et teeb selle eluolusi natukene paremaks, sest et siiamaani ma olen kasutanud seda mingit odavat Kmarti transmitterit ja see on pehmelt öeldes pask, sahiseb, pragiseb, ei ole üldse hea. Et lihtsam on hetkel kuulata just raadiot või siis CD-plaati, sest et auto on 2006 küll. Aga 2006 aasta autol ei ole siin mitte mingisugust auksipesa, mitte midagi, ma ei tea. Kuigi iseenesest Kluger on nagu suht lukspaketiga, ma peaks mainima. Et tõsiselt mind üllatas see auto selles mõttes, et on äärmiselt mugav. Mugavuse poolest mina isiklikult võrdleks teda koheselt võib-olla mingi V220 Kerel S-klassi Mersuga. Et siuke suur paat. Siit pole väga palju näha, aga pagasnikus on veel 2 lisakohta siis, et kokku 7. Ja ei, siiani muidu auto iseenesest väga OK, et olen taga nüüd natukene saanud ringi tuiata. Jah, suur auto, bensiinimootor, kütet võtab pets palju. Ma ei tea, ei saa hetkel iseenesest väga kurta millegi üle. What was that? You at the golfy, are you? G'day. Hello! iga hommik rongiga Tallinnasse, kui võõrasime rongiga ka, siis läksime tööle. Ja siis ta ütles, ma mõtlesin, et see on nüüd 300-350 linna. See on 400. Ja täna ma näitan teile, sõbra, kuidas teha fucking... Oota, alusta otsast peale. Alusta. Teha kiiresti. Noh, näita ära. Emotion. I'm feeling bro. Kuule, ma ei jõua nii prosede valguses. Prosede valgus. Ise tahtsid sinna sellesse kuradi. See on nii tühi, et sa ei saa siit mitte midagi enam nagu. See on monopol. Näiteks kivipaberkäärid on minu jaoks väga hea mäng. See on võis vastu. Neljapäev, kell on lõuna. Kuradi, ma ütlen ausalt, mul on täna päris sittpohmell. Eile oli meil vaba päev, käisime Warreni golfiklubis, tegime seal mõned õlled. Ja siis siin rääkisin Karliga. Karl oli kodus, ei teinud mitte sittega, siis ma mõtlesin naljaga, et okei, ütlen talle, et lähme kuskile sinna Naramaini pubisse. Lõppkokkuvõttes me läksimegi siis sinna Naramaini pubisse, käisime seal ära. Siis enne koju minekut hakkasime minu autole LED-paari ette paigaldama ajutiselt sellepärast, et ma sain selle eile kätte, aga need Kluger esituled on muidu suht sitad. Staavi pani selle kuidagi sinna ette, mingi nipukad asjadega kinni, kokkuvõttes isegi toimisasi. Siis rääkisime seal veel juttu ja siis lõpuks juba Karl ütles, et lähme sisse, istume seal ka veits. Ja poiss on jooksurreist, tegi mul jälle fresh haircut'i ja ma ei tea, suht normaalne isegi. Ja see korta, nüüd ma tean, kas ma hakkan jooksuris käima siis. Aga jah, õhtu läks pikale, ütleme nii, ma päris ausalt ei tea, mis kell me sealt ära läksime, mis kell me üldse koju jõudsime, sellepärast et ilusti kenasti, nii nagu ikka, nii kui me hakkasime koju sõitma, mina jäin magama.
eile sai joodud päris nii mõnigi õlle, nii mõnigi pundaberg, mingid siidrid veel õhtu lõppu. Et ei olnud just kõige parem. Aga täna siis jah, hommikul mingi aeg Taavi ajas mind üles, sest ma eile ei pannud endale äratust. Ei isegi teadnud, kas me täna teeme tööd või ei tee. Ja nüüd siis põhimõtteliselt on need suured punkrid nagu silod on ja sealt laeme siis kanoolat rekadesse ja rekad viivad siis need saju jaoks kokku praegu. Ühesõnaga rekad viivad need treilerid on ju siis Näramaini, sinna sama, kus me eile käisime, et sinna siis müüakse see kuradi kanoola maha. Oi jah, ühesõnaga räige mähis on ju. Ei tunne ennast täna kõige paremini, aga no vaikselt hakkab paremaks minema. Keegi seletab. Aga ma lähen käin Priimeris ära, toon bensiini ja siis lähen tagasi tööpostile. Vahelduseks sai siis normaalse töö peale ka, et kuni eilseni polnud üldse, või tähendab kuni tänaseni polnud üldse kindel, et me saame üldse mitte midagi siis siin nii-öelda sõnad on nii sassis, väga pikk päev on olnud. Ühesõnaga kuni eilseni polnud üldse kindel, et me saame siia Harvestile midagi tegema. Aga täna siis tulime siia. Algul sain natuke Chesterpiniga sõita, siis pakuti mulle, et võiks Heederi peale proovima tulla. Sõitsin terve päev koos ühe 19-aastase Austraalia tüdrukuga, kes meid siis õpetas. Tema olevat siin juba suht kibe käsi, et ikkagi teab ja oskab. Ja nüüd siis teen öövahetust, et kell peaks olema meil midagi 8:30 õhtul. Ja lõpetan kuskil mingi 2-3 aega öösel. Nii palju kui eelnev info vähemalt oli. Täpselt ei tea, ma ei ole siin enne öösel tööd teinud ja ei ole üldse siin Harvestil tööd teinud. Aga alustasin juba hommikul, päeval õppisin, nüüd siis pandi iseseisvalt tööle, et näeme, kuidas siis läheb, et homme päeval saan magada ja siis tulen uuesti õhtusesse vahetusse tagasi ja panen jälle öösi. Et hetkel siuke nii-öelda õppimisperiood samal ajal kui siis töötegemisperiood. Et loodame, et kõik sujub ja läheb hästi. Ma ei tea, kui hästi sa mind näed. Võib-olla sa ei näe mind üldse sellepärast, et kombainis on suhteliselt pime, kuna meil on ka öö. Et siin selja taga on mul siis aken. Seda näha, kui palju siis mul seal tagumises kolus seda kanoolat on. Hetkel väga palju pole. Praktiliselt üldse ei ole, sellepärast, et ma just tühjendasin ennast. Aga kell on mingi 10:30 õhtul või siiani on päris hästi läinud. Tunnen hea, ma loodan, et terve see öö jätkub ka niimoodi. Okei, me ei tee terve öö, me teeme ainult mingi kella 2 või 3. Et terve öö oleks mingi hommiku 6 välja ja siis keegi tuleks vahetaks mind välja. Aga me teeme jah kella 3, hommikune vahetus tuleb peale kell 7 ja mina tulen uuesti siia homme õhtul kella 5 aeg vist, nagu ma aru sain, või tulen kella 6 aeg, eks ma pean üle küsima täpselt. Aga hetkel nagu terve see crew, kes meil siin on, kontraktorid, asjad, väga sõbralikud, normaalsed abivalmid. Et praegu mul see koostöö nagu väga meeldib ja sujub. Et eks ma näe selles mõttes, kuidas siis siin edaspidi läheb. Täna siiamaani on hästi läinud ja üritan siin jälgida võimalikult palju, et kõik sujuks nii, nagu ta peab sujuma. No nii, päev number 2, jälle Heederi peal, ehk siis kombaini. Ja üritame seda kanoolat uuesti võtta siin. Tulin siis õhtusesse / öövahetusse uuesti kella 5 tööle. Ja reaalselt sain siin mingi esimest runni alustada või jõudsin poole runni peale. Ja tõmbas eest selle kuradi Heederi siis, ma ei tea, kuidas selle õige nimetus on, ühesõnaga see kanoola pikker siis.
tõmbas selle nii räigelt kinni ja hakkas üliaeglast liikuma, aga selles mõttes ma jätsin kohe seisma, et ma ei tundnud mitte mingisugust võõrast haisu ega võõrast õhna ega midagi. Ja mõtlesin, et okei, et me igaks juhuks edasi ei sõida, et kutsun kellegi targema vaatama, kutsusin selle kontraktorite mänedžeri siia, see vaatas üle, et kurat, et kahtlane on, et ta ikkagi tunneb mingisugust suitsuhaisu, et tule tagasi sinna tee peale. Läksin sinna, tõmbasime luugid lahti, vaatasime kõik jumala, ikkagi sulab juba. Kõik see tolm, kanolatolm, see oli põhimõtteliselt põlema läinud seal all juba tasapisi ja siis hakkas kiire, terve meeskond lendas korraga peale, kõik luugid lahti, kustutasime joogivee kõigi asjadega. Saime selle korda, siis võtsime eest kõik katted asjad maha, et vaatame selle eest siis selle pikkariga üle, et saaks sellega uuesti liikuma, sest selle kinni ikkagi. Ja seal oli jõhkralt palju seda nii-öelda purustamata kanoolat vahele jäänud. Et nägime üks ikka julge mingi tund aega, kindlasti aega, et see asi uuesti toimuma ja liikuma saada. Aga praegu tundub, et on norm. Töötab hästi. Täna hetkel ma pean ikkagi natukene kiirust alla võtma, et eile oli see, et ma tean, et minu siis heeder on natukene vanem ja natukene väiksem kui teiste omad. Ja ma ei saa nii kiiresti sõita, kui nemad sõidavad. Kuigi eile öösel ma tegin tempot selles suhtes, et ma ei tea, seda vist ei ole kõige mõistlikum siin ülemustele rääkida praegu. Aga et siin teistel on suured, on ju, mingi S780 või 730, ma ei mäleta, mis õige mudel on. Sõitsid nendega ja nemad saavad minna siin kuskil mingi kuni 8 kilomeetrit tunnis lausa, et päris ikkagi põllu kohta lennuga. Ja mina tiksun siin täna sükke 4,5, no maksimum 5. See 5 on natuke võib-olla isegi liiga palju minu pilli jaoks täna. Sest see põld, kus me praegu oleme, see on natuke sitem kui eilne põld. Ja siin on oht rohkem, et tõmbab kinni. Tänu sellele mina pean aeglasemini sõitma. Aga no eile õhtul oli küll siin, see õhtul öösel, mingi 12:30, midagi sihukest, siis panime kõik neljakesi reas, et saime kuidagi täpselt õige selle tempo peale. Et kõik pöörasid täpselt samal ajal ringi ja saime nagu suht sama hooga mindud. Aga kuna mina olen see pisike, vaatasin enda väikse sellega. Ma ei saa öelda, et väga väiksem neist oleks, aga no ikkagi annab tunda, et mul on väiksem aparaat. Ja siis hoidsin nendega tempot, et okei, jah, need suured ja kiiremad panid ees kuskil 6,5-7 minema. Aga ma enda väiksega preissisin mingi 6-ga järgi, et ma isegi imestan, et kinni ei tõmmanud ega midagi. Ma vaatan, see tuleb meil jälle üks Chaserpin, mis mul see siin näitab 11%. Mul on veel vara ära anda, ma saan alles lõpus talle ära anda. Aga kui ta nii väga soovib, siis ma võin vahepeal tühjaks teha, mul vahet ei ole. Taavi tuli meil appi laadima. Mida sa ajad? Nii, davai, küta minna. Ühesõnaga väga lollil ajal sai selles mõttes täis, et minu rida on seal, kus ma tegelikult peaksin pikkima. Aga toru on siin pool, vaata. Ja siis tavaliselt ma üritan nii teha, et kui ma sealt poolt tulen ja see rida siin tühjene, et siis jääks pikkari kõrval sõita, aga no alati ei saa klappima neid. Tagataustalt muidugi kuradi hea on. Karl lasi meil seda lugu suht palju, kui me käisime, või käisime tema juures seal. Taavi liiguta ennast natukene. Ops, väga hea, jookseb ilusti. Natuke veel. Vaatame. Jutt jäi poolele, jah. See lasi seda laulu kogu aeg. Ja nüüd ta pani enda videosse ka selle ja hullult jäi kummitama. Et ma mõtlesin, ma küsin, mis laul see on. Nii, aga siin tuleb tal päris korralik kuhi peale. Kas tal seal eespool on ruumi või? Võib-olla on, äkki peaks ära viima. Jätame seisma, võtame raadisaat ja ütleme talle. On kõik, aga mul on siuke tunne, et sul vist ees on natuke ruumi veel, tagapool küll ei ole.
olen tühjendanud meelega midagi, nii pole siin, ega ma tean, et sa oled täis. Davai, okei. No vaatame, laseme Taavi siit läbi kuidagi ja klapime oma toru kokku ja mis seal ikka. Hetkel on mingi seisak ka siin. Vaatame, äkki meil saan seda pidagi minna. Ühesõnaga see naine, kes meil siin on, või siis naine, tüdruk, 19-aastane, Lili. Tal läks heeder katki, midagi juhtus, seal mingi otsamutter oli lahti tulnud sellel aparaadil siin. Ja siis ta nüüd võitis kellegi teise oma, sest et üks heeder meil siin seisis vist. Et ühesõnaga mingi mähis. Nii, kas saime või? Tõmbame nulli. Paneme, mul on pärast nii palju editimist, et see asi siin korralikuks videoks teha. Nii, võtame pöördud nulli, sest siin on see asi niimoodi. Kui see korra välja, see sisse. Väga hea, pöördud siia. Äge number 2. Toimib, põmm, lähme peale. Aga lähme vaikselt peale, sellepärast, et tavaliselt kooga peale lähed, seda kipub kohe kinni jooksma. Praegu vist läheb ilusti. Läheme autotrackiga paika tagasi. Ja nüüd lisame kiirust. Ühesõnaga, siin on natukene mingit mähkimist, et see tüdruk Lili, tema heidril läks siis see otsamutter katki või kadus ära või midagi juhtus sellega. Ja siis ta võitis ühe teise heidri, mis siin vaba oli. Aga päeval samal ajal siis, kui minu heidr kinni jooksis, siis jooksis ühel teisel kutil ka heidr kinni. Ja tal vist jooksis vähe sitemini kinni kui minul. Niimoodi, et see heidr on praegu rajalt maas, et siis ei toimigi. Nii et jah, siin täna on väheseke segane. Et vaatame, mis see öö meil toob. Igatahes mingi mõne ranni võiks veel teha, kell on 1 öösel. Kerge igaõhtune rutiin. Tõmbame kombainid puhtaks. Need on kontraktorite omad, see peaks olema George'i oma, tagumine peaks olema Lili oma. Seal on traktor veel. See traktor on meie farmi oma, see on 8410 Chaserpin. Siin on meil kompressorid. Ja me Taaviga oleme selle tööjaotuse ära jaotanud niimoodi, et mina kolistan natuke selle kompressoriga, siis ta tuleb appi, siis teeb tema ka. Ja siis teeme traktorile. Kuigi nad traktorit vist meie tegema ei peaks, et hommikul käib meil see mekaanik ise tegemasega. Kombaini me peame puhastama. Et kõigepealt siis need küljed siit eest natukene puhtamaks, tagant otsast natukene ja siis teisel pool on veel 2 sükest luuki. Et laseme enam-vähem puhtaks ära. Muidugi meie omad nii puhtad ei ole, või meie omad, meil on ainult üks. Et meie oma nii puhas ei ole, kui siis kontraktorite oma. Et seda on ikka näha, et on korralikumalt puhastatud ja igapäevaselt. Ma ei tea, kas siis see teine vend, kellega ma koos siin heidri peal olen, kas temas ei viitsi puhastada normaalselt või mis värk sellega on. Aga nüüd Taaviga oleme nagu vaeva näinud ja korralikumalt teinud. Puhastame praegu siin seda kombaini sest tolmust ja avastasime, et see teine tüüp, kes heidriga sõidab seal kütusepaagi korgi maha jätnud, nii et terve paak on sodi täis. Panin praegu korgi peale tagasi, ma ei teagi. Äge. Sain siin sõitluseks mingisuguse aastast mine emmi vana rekka. Nagu sa näed, lage juba siis. Ega ülejäänud tehnika ka parem pole. Käigukastist käik üles ei leia, sidur ei toimi, normaalselt roolivõimu pole. Käigukang on parandatud teibiga ja 2 puukaikaga, et see koos püsiks. Aga ta ikka veel sõidab. Et ühesõnaga, kuna hetkel harvestiga on väike paus, sest et siin oli vahepeal vihm, siis nüüd on siuke, ma
ei teagi, vaheülesannete tegemine, siis tulime teisele poole farmi, anti mulle see vana rekka välja, et sõita oskad või, ma ütlesin, I can figure it out. No, ütleme nii, et 10 minutiga õppisin sõitma sellega. Käike on jätkuvalt raske üles leida, aga muus osas saan hakkama. Tühjendan ühte silohoidlat siis vanast viljast. Teen selle tühjaks. Taavi läks midagi lammastega tegema, ma ei saanud ka aru, ma korra käisin seal. Et mingit vedelikku neile siis kuskile sisse toppima vist. Kas eest otsast, tagant otsast ma ei ole kindel. Midagi ta ühesõnaga teeb seal. Ja tundub, et ilm selles mõttes on nagu nüüd enam vähem. Et eile kuivatas, täna on pool päeva kuivatan. Varsti vist läheb arvest lahti jälle ja äkki saame öövahetusega minna siis. Tegelikult ühe käega on suht hirmust sõita selle aparaadiga, sest et kui see rooli käest ära viskab, ega sa seda ei jõua kinni enam hoida ka. Aga kuskilt see prügimäe külje pealt ma üritan nüüd välja ronida, sellepärast et rooli võim on puudulik. Ja ma ei suutnud sealt kitsast kohast enam tagasi keerata, nii palju kui ma seda rooli ka väänesin. Et loodame, et siit poolt suudan siis minna ikkagi. Paras trenn on, ritsid palavakkes. Peaks särgi sellest ära võtma ja vaatama siin vaevatust mingisugust konditsioneeri või kliimatel. 3 koormat sai viidud ja sai ka see kõige suurem silo tühjaks. Et rohkem siin hetkel pole. Jätsin selle kuradi muuseumi seisma siia. Siit ma ta võtsin, siia ma ta tagasi ka panin, et ma nüüd ei teagi, mis ma edasi teen, et ma lähen vaatan, äkki ma leian kellega siit farmi vahelt ülesse, sest et see siin on teine farmi pool, tegelikult siin tegeletakse lambakasvatusega, et siin taga 2 tünni vahelt näeb. Seal on väga palju lambaid, et sellel farmil pidi kokku olema vist 20 000 lammast umbes nii. Ja täna siis nad seal midagi teevad nendega, et Taavi käis ka enne seal abis. Aga Taavi nüüd on teise reka peale, veab neid põhupakke põllu pealt ära. Ja mina tõin selle reka siia tagasi, sest et ma sain valmis omadega. Nüüd ma olen jalutan siit väravast välja sinna suure lamba lauda juurde, võtan enda auto sealt ja katsun kedagi üles leida, sest et no siin on ka raadiosaatja, aga kui sa vaatad seda rekat, siis sa saad aru, et see raadiosaatja ilmselgelt on samas seisus nagu see reka. Nii et sellest väga praegu kasu ei ole. Vot, aga lähme vaatame, mis see tänane päev toob, et tegelikult harvest hakkas ka. Ja boss just saatis sõnumi, et kui kõik hästi läheb ja kõik sujub, siis saame öösel minna öövahetust ka tegema. Ma siiralt loodan, et mitte ükski Eesti Keskkonnaameti töötaja seda videot ei vaata ega näe, sellepärast et ma näitan teile, millised näevad välja Austraalias, siis kõige tavalisemad prügimäed igas farmis. Ma arvan, et mitte ainult siin, vaid kõige palju mujal. Ühesõnaga, mul on terve kastides igasugust prügi ja pahna ja see kõik läheb siia suurde auku. Ja neid aukusid on meil siin farmis mingi julgelt võin pakkuda mingi 4 või 5 tükki või üle farmi laiali. Ja kogu see pask visatakse siia sisse lihtsalt. Kui liiga täis saab, siis tõmmatakse tuli otsa või maetakse maha. Ja siin on see täiesti normaalne. Et keegi ei viitsi ära viia mingit vana metalli, taarat, mitte midagi. Kõik läheb lihtsalt ühte suurde auku, maetakse maha ja that's all. Et Eestis ma kujutan ette, me saaks päris sitaks trahvi, kui me sükest asja teeks ja vahele jääks. Viime Taaviga praegu frontloaderit siis ühest farmi otsast teise. Et teises farmi otsas, kus lambafarm on, seal kasutati seda põhupakkide vedamiseks. Ma arvan, et mingi 40 jookseb või? Ma ei tea, mul vaba põjend praegu. Davai. Ühesõnaga, jah. 4 käiku on, jah. Ühesõnaga, ostsime Taaviga endale raadiosaatjate komplekti JB Hi-Fi'st, sellepärast et harvesti ajal on see, et öövahetuses oled seal, see on hea sokkida oma vahel. Ja muidu, kui sa selle tavasidesse räägid, siis kuulevad kõik teised ka. Ja siis vahepeal tekib lihtsalt võib-olla küsimusi nendel kuradi aussikatel, et mida me räägime ja miks me räägime ja nii edasi. Sest nemad ju meist aru ei saa. Et no vahepeal on see naljakas. Ja mingid tavalisi siukseid asju me oleme ikkagi rääkinud oma vahel sellest tavasides, et jõu, et ma ei tea, mul on kombain täis, tule Chaseriga laadima või midagi. Aga no nüüd me ostsime need, et nüüd me siis saame Taaviga melistada ja rääkida oma vahel, et praegu saimegi teistada Taavi on ees frontloaderi peal, mina olen autoga taga. Et siin panin väravaid asju kinni ja jäin tast mingi kilomeetri jagu maha, et siis veel töötas. Kuigi
peab tunnistama, et need väga head ei ole, et natukene võib-olla saime persest sellega, sest me ei lugenud enne review'sid, kui me need ära ostsime. Ja pärast tuli välja, et tegelikult need ei ole kõige paremad, kuigi hind oli küll siuke, et nagu oleks võinud arvestada või eeldada, et need on normaalsed. Aga näis, kui nad ikkagi meie ootustele ei vasta ja meie nendega oma asju aetud ei saa, et siis paneme uuesti müüki, et täiesti tutuus komplekt teile alles ostetud. Koos kandekoti, 2 laadijaga, headsetidega, kõigi asjadega, akuga, asjad, siin on veel see klamber, millega hoida. Et muidu on nagu üli decent, siuke korralik asi tundub. Aga ma ei tea, ChatGPT-st uurisime, mis kõige parem vaba kanale, mida kasutada, et ütles hetkel, et number 12, proovisime 12, 12 on täitsa norm. Siis teile proovisime 10, 10 oli ka enam-vähem, aga ragi siis. Ja midagi me proovisime veel, need olid jumala lappes mingi, ma ei tea, 40 ja 60 ja midagi sinna kanti. Aga sõidame tagasi ja ma ei tea, käime kõigest läbi, korjame mingit nodi ja siis läheme juba õhtusesse Harvestisse kombaini ja Chaseri peale. Tegin vahepeal väikse upgrade'i ka. Et loodame, et siis on hea ja saab vähe kvaliteetsemalt seda videovärki teha. Et muidugi see videovärk polnud ainus põhjus, mul lihtsalt eelmine hakkas natukene otsa saama. Oih, asjad segamini ja kukuvad siin. Et eelmisel tegelikult ekraan on, ma loodan, et jäi terveks, kaitseklaasin igatahes katki. Et vaatame, äkki uus on siis natukene edevam ja parem ja kvaliteetsem ka, et vähemalt nii palju, kui ma ise hetkel testisin, siis mikrofoni vahe oli küll päris suur. Tagasi heederi peal, päev number, ma ei teagi, mis 4 või 3 väga palju ma siin heederi peal pole olnud, aga mõne tööd olen teinud. Ja vaikselt läheme minna jälle, et alustasime uut põldu, tundub päris suur põld, et sealt otsast kuni sinna täitsa taha metsani välja on read. Need siin on millegipärast natuke lühemad, need read, aga sealt nüüd hakkavad pikad read pihta. Et vahepeal oli meil heederil mingi aga olnud, see juht, kes päevavahetust teeb, tal oli see eest see seadeldis täitsa alle kukkunud. Mingi polt oli puruks läinud. Aga mekaanik nägi vaeva ja tegi selle korda, et ma saaksin tulla öövahetusse. Ja praegu sa ilmselt vaatad jalanõudega jälle, on ju. Tegelikult me ei kanna jalanõusid siin eriti, aga kuna ma käisin korraks väljas, siis mul jäid jalatsed jalga ja hakkasin just filmima, nii et ära muretse, võtan ära, panen sinna, olen sokkidega. Mina see on jah siuke. Meil võiks ka vaip maas olla, teistel kõigil on vaibad maas, kontraktorite omadel. Aga nendel on natukene uhkemad ja uuemad pillid ka, kui see meie oma on. Vahepeal läks kombain katki, et võtsin siin kanoolat ja tõmbas selle eest lindi kinni. Jätsin küll nii ruttu seisma kui sain, aga juba tundsin suitsuhaisusega, viskas külje pealt rihma libisema. Ja lõpetasin ära, igaks üks panin padavai tee poole ajama põllu pealt ära, sest et kui rihma suitsema võtab ja ikkagi suitsupilv üleval on ja tunned lõhne ka. Et siis see võib tähendada seda, et on ilgelt tuline seal kaane all. Ja kui seal on mingit tolmuva asja, siis see võib suht kiiresti põlema minna. Seega panin tee juurde ajama, jõudsin sinna, hüppasin välja, tõmbasin küljekaane maha, vaatasin, okei, nii hull ei ole, aga selles mõttes, et ikkagi rihma oli libisema näinud ja oli eest selle alumise klapi kinni tõmmanud. Aga kuna ülemus ja manager just tulid samal ajal vastu, siis nad aitasid mul selle asja ära puhastada seal. Et jälle mingi tund aega läks kaduma, aga vähemalt sai korralikult tehtud. Ja selle rihma vahetasime välja sellepärast, et see rihm on siin libisema näinud päris mitmeid kordi juba. Ja sai uus rihm peale ja ülemus ütles mulle ka, et üritame võimalikult vähe neid rihmast kulutada. Sest et ühe rihma hind on $1000. Ja kui ütlete, mis eurodes, siis on mingi 7-8 sotti või. Ja neid on siin kulunud see hooaeg juba päris mitu tükki. Jah, samas nagu meelega ei tee, aga pole midagi teha, et vahepeal ikkagi juhtub nii, et jääb kinni ja läheb libisema. Aga selles mõttes tuleb ise hoolas olla, et ikkagi jälgida ekraana ja jälgida, mis sun ees toimub. Et päris muusika põhjast siin tööd teha kahjuks ei saa.
aga praegu hakkab meil niiskusprotsent nii üles tõusma, et ma ei teagi, kas meil siin pikka pidu on. Et ilmselt täna väga kaua enam tööd teha ei saa, et jääb see öö suht lühikeseks. Või noh, mis ta nii väga öö on, kell on alles mingisugune, ma ei kujuta ette, 8 või? Võib-olla pole, vist on 8 või 9, ma ei vaadanud kella. Aga siuke just läks pimedaks, just saime tegelikult tuleb peale ja kaugustes veel on näha veits, päike loojub. Aga ma ei teagi jah, sest et Taavi on chaserpinni peal ja ta ütles, et tegelikult maderpinnid on suhteliselt täis juba ja kõik rekad on täna ära käinud, nii et täna pigem tuleb siuke lühike õhtu. Aga noh, selles mõttes nagu meil ei ole hullu, et me Taaviga täna alustasime enda tööpäeva kell 8 hommikul. Pluss nüüd siis teeme nii-öelda öövahetust otsa, on ju. Et siis tegelikult meil tuleb see päevane tundide arv päris suur. Et ei saa viriseda. Kuigi noh, kui ma oleks nüüd saanud korraliku öövahetusega otsa panna, siis oleks meil tulnud siuke normaalne mingi 19 tundi päev äkki või. Et noh, vahest ei lähe nii, nagu sa tahad. Aga loodame, et siin nüüd kuivatab normaalselt nende soojade ja tuuliste ilmadega, et saab homme öösel jälle pikalt teha. Kell on 12 öösel. Teeme viimaseid ranne sellepärast, et rekad on juba ära käinud, maderpinnid on fullis. Ainukesed asjad ongi meil nüüd jäänud chaserpinnid, mis me paneme ka täis täna. Ja niiskusprotsent on nii laes, et nii kaua me enam teha ei saaks. Praegu ongi viimased rannid. Aga meil siin miskipärast kõik hakkas mingit hullu speedhackerit mängima, nii et kiirust on kõigil suht laes. Kui siin päeval ikkagi võetakse mingi rahulikult, vaatad, et 5 kilti tunnis ja nii, siis praegu suuremad kombainid lõikavad ees mingi 7-ga minema. Ja mina enda väiksega siin muidu päeval ka olen üritanud ikkagi 4,5, sest et minu oma nagu ei kannata väga palju rohkem. Praegu üritan 5-ga teistel sabast püsida. Veel ei ole kinni stakkinud, jookseb suht hästi, isegi peaks mainima. Et see kontraktorite manager ütles, et tegelikult selle kombainiga saab kuskil 5-5,5 ka teha, aga olenevalt nagu tingimustest. Hetkel tundub, et see 4,9-5 võiks talle päris hästi sobida. Aga ma arvan, et ma ei tea nüüd, millise video lõpuklipiks ma selle teen. Arvatavasti ühe neist, mis ma välja lasen, eks vaatame. Aga jätame selle video siia paika. Tõenäoliselt katsun mingeid asju veel näidata siit harvestist, et kui palju kanola harvestit siin vaadata näidata on. Eks see paistab siis. Peale seda algab meil krein. Krein on natuke teistmoodi, kasutame natuke teisi asju. Kombainid jäävad samaks, meeskond jääb samaks, vahetused jäävad ka ilmselt samaks. Ja kohe-kohe, kas siis homme äkki peaks minuni jõudma üks pakk, mille sisu ma näitaks teile ka. Ja tegelikult ma nüüd ei tea, kas ma olen selleks hetkeks juba näidanud enda autot või mitte. Kui ma ei ole, siis ma näitan seda siis, kui mu pakk kohale jõuab. Ja kui ma olen, siis sa näed lihtsalt, mis ma enda autole siis lisaks veel tellinud olen. Aga mis seal ikka? Tänud, et vaatasid, jäta endast, ma ei tea, mingi kommentaar, kui sa viitsid, kui ei viitsi, pole lugu. Like on ka suureks abiks. Mitte, et ma neid hullult koguks, aga lihtsalt nii nagu ma iga video lõpus või kuskil olen maininud, siis lihtsalt meeldiv on näha, kui paljud inimesed reaalselt vaatavad. Ja see annab mingisugust motivatsiooni edasi asjaga tegeleda. Aga mis seal ikka, näeme järgmine kord.